On aeg vaadata klassikat. Liigume aastasse 2006. 20 aastat tagasi. 2006 mina käisin 3. klassis. Sina käisid 2. klassis. Kaunitar ja Geenius. Selline saade tuli kunagi TV3-s välja. See on täpselt see 2006, peak 2006 televisioon, kus kõik oli literaali lubatud. Kas sa vaatasid tollel ajal seda saadet ka või? Ei. Lõpeta ära. Aga sul oli lubatud või? Ei, näiljad, mul oli lubatud brigaadatki vaadata. Aga sul Narva Mari lubati kuulata sellel vanusel? Jaa, seda küll, jah. Postimees on artikkel 2006 ja siis on siin kirjutatud selline asi, et alates septembrist saab TV3-s näha uut sarja Kaunitar ja Geenius, mille ideeks on sotsiaalse eksperimendi vormis vaadata, kuidas tulevad teineteises seltsis toime esmapilgul täiesti erinevad inimtüübid, kaunid neiud ning visa ajutööd ja tippharidust hindavad noormehed. Juba selle kirjelduse järgi sa saad aru, et tuleb täiesti lappes saade. Et pannakse nagu väga ilusad naised ja täielikult nagu nii-öelda siis nohikud. Ja täpselt vaata need, siuke piik, tuletan meelde jälle, piik 2006 aasta on meil ikkagi. Ehk siis kujutage ette, mis stiil oli, millised neiud olid, millised mehed olid, seega mis seal ikka juba meeldib see juba see oogeemad. Kuule, aga kui me teeme oma uue saate, paneme ka midagi sellist. Ei, toome tagasi. Ühesõnaga hakkame vaatama Kaunitar ja Geenius, pange valmis, sest siit tuleb, ma arvan, liiga hevi värkina. Ja võtke sööki, nagu mina seda võtsin. Ja tisu, kes kõik söövad. Enne kui me videoga edasi läheme, siis tahaks teile rääkida tänase video sponsorist, kelleks on Lightyear. Lightyear on Eesti investeerimisplatvorm ja nagu te teate, siis ma olen väga usin investeerija ja Lightyeari olen ma ise kasutanud juba üle 3 aasta ja tõepoolest, see on üks mugavamaid, üks lihtsamaid platvorme, kus saab siis investeerida. Seal on praktiliselt kõik murdaktsiad, fondid, nüüd on ka krüptod seal. Kõik on ilusti lahti kirjutatud, mis see on, millega see tegeleb, mis on selle näiteks murdaktsia analüütikute estimate. Sa saad seal kõik põhimõtteliselt ka automatiseerida, ehk sa ise ei pea mitte millegagi tegelema, vaid Lightyear ostab sinu eest kas siis murdaktsiaid või fonde. Seega, kui sa tahad alustada investeerimisega, siis Lightyear on see õige koht. Ja kui sa juba seal oma konto tavad, siis kasuta koodi Sevakin või klikka descriptionis oleval lingil, et saada kuni 100 euro väärtuses murdaktsia või ETF-i sinu personaalsele kontole. Aga pea meeles, et investeerimisega kaasnevad riskid ja siinkohal ma ei ole mingi ekspert ja see ei ole mingi soovitus, seega kõik omal vastutusel. Aga mõnusat investeerimist ja meie jätkame videoga. Selles mitmesaja aasta vanuse ajalooga kaunis ja karmis lossis Eesti põhjarannikul kohtuvad... Kaunis, aga karmis, miks see karm on? Karm loss või? Saab loss karm olla. No kui sul ikka Kaunitar ja Geenius sinna kokku pandud on. Ühesõnaga vaadake, siin juba sats koos. 7 noormeest ja 7 neidu. Kuid see ei ole kohtingumäng. See on sotsiaalne eksperiment. Kuule te, minu meelest sotsiaalne eksperiment öeldi ühe saate kohta veel ja minu meelest see oli Rannamaja, mille kohta öeldi sotsiaalne eksperiment. See võis täiesti olla, jah. Et paneme 10 noort ühte majja, anname neile nii palju alkoholi kui vaja on. Ja vaata, mis saab. See oli sotsiaalne eksperiment. See on suht sama, jah. On kõik omas valdkonnas silmapaistvalt targad. Tütarlapsed seevastu on äärmiselt rumalad. Tütarlapsed seevastu selles saates on äärmiselt rumalad. Mehed hästi targad. Me ajasime kokku kõige kõrgema IQ-ga vennad ja vastu panime ilusad näiud. On silmatorkavalt ilusad. Sa ütled mulle, et naised ei või targad olla või? Ma ei saa aru, no. Aga no lihtsalt vaadake, see nagu, no jälle tuletan meelde, 2006 piik, no vaadake, no, kui see ei karju näkku 2006 stiil, no ma ei tea, no. Ja elame maailmas, kus eksisteerib mitu edumudelit. Sa võid olla ilus ja trendikas ning sellest tulenevalt populaarne ja muretu kui lilleke. Ilusate lillekeste tervise. See peallugu ütleb, et naised on lollid sinna. Sa võid olla ilus, populaarne, trendikas, väike lillek oled, aga sa oled nagu meeletult idioot, nagu sa oled nagu nii loll,
nagu lauajalg. aga sa võid olla ka andekas ja töökas, kuid sellegipoolest tuleb sul tunnustus ja edu oma ajusid pigistades välja teenida. Ma olen Märt, 22-aastane programmeerija. Ma olen meie programmeerimismeeskonna juht. Õpin haldusjuhtimist. Ma ei tea isegi, miks ma seda valisin. See väike paus seal vahepeal vaata. Ma olen YouTuber. Ma isegi ei tea, miks ma seda teen. Sul on vaja 10 sekundit ikka pausi ka. Väga haige. Ma siis nagu IT-tehnik. Mul oli vaja lihtsalt midagi õppima minna ja siis ma valisin arvuti. Praegu õpin Tartus ajalugu ja sinna mind viis see fakt, et Tartust räägitakse kui vaimuga linnast. Ma olen juba maast madalast põhimõtteliselt tegelenud tantsimisega ja meeldinud igasugused sellised aktiivsed asjad. See on autoala, ehk ma olen siis autospetsialist. Ma olen uurija, advokatuurija, aga see ei ole minu. Ja siis nagu praegu töötan turismifirmast ja ma olen peamanager seal. Ma olen uurija. Advokatuurija, ma ei tea. Aga see ei ole minu, eks ma olen ikka turismifirmast. Ja ta ei olnud talle vist, jah. Ei olnud okei. Doktorantuur ja õpin siis molekulaarbioloogia. Magistritöö teemaks oli siis translatsiooni moduleerivate geenide roll. Sa oled mees, oi jumal. Räägi eesti keeles. Ma tunnen juba ennast fucking idioodina. Me võiks ka olla see saates, aga lihtsalt nende naiste koha peal. Me sobiks väga hästi sinna. Me oleme kaunitarid. Olen Võrust. Käin koolis seal. Lõpetasin 11. klassi. What the fuck? Tule ta on 17. Ei saa. 11 on ikka 18 meil. Tänapäeva standardid ütle küll, et see on 18. No. Käin Tallinna majanduskoolis. Lõpetasin esimese kursuse, lähen teisele. Siis õppisin ennem, nüüd lähen disaini juurde. Ma olen 18-aastane, õpime viimast aastat. 18, vaat seda, no mis asi, see on juba nagu mingi kuradi... Aga samas vaata, too aeg oligi see, vaata noh. Kõik nägid nagu ikkagi, noh... Nägid vanemad välja, no? Nägid palju vanemad välja, noh. ma loodan, me lähme mingi mõisa või kuskil mõnusesse kohta. Villasse. Mulli vali. Türki Villasse. Lähme kirju teed on. Raamatuid mulle ei meeldi eriti lugeda. See kohustuslik kirjandus. See Hamleti lugemine. See Quasimodo. See Hamlet oli keeruline. Kurat, kevade mulle üldse ei sobi ikka. Autod ja tehnika on siis nagu minu jaoks nagu, see on nagu siukene ala, et sealt nagu lihtsalt minema ei jaluta või lihtsalt seda ei vaheta. Once you're in, never go back. See kaunitarid viiakse ikkagi ilusas limusiinis, mullid, mehed mingi Scooby-Doo type beat track'is, vaata, mingi vennad mingi kuradi haisavad seal kõrval, vaata, üks tahab magada. Ma isegi ei kujuta ette, kuhu me läheme, mis sinna poole jääb, muidu keegi teab. Paneme siis põrme tähelepanu siis vahepeal ka riietusele. Jaa. Noh, täitsa normaalsed kingad tulle kohta ei. Muidugi. Isegi praegu kantakse, siis kui meil tekib mingisugused ägedaid tähelepanekud, siis paneme pausi peale. Kindlasti oleme edukas. Mida särgist arvame? See on juba piik 2006. Siis hoolitsetud välimusega ja heast perekonnast. Ja rikas ja suurem Fit võiks olla. Fit võiks, six-packs võiks ees olla. Ja teisi naisi ei vaata? Tead, sellega võib teha, mis tahab, peas, et on ikkagi rikas, no. Okay. Ja edukas. Okay. Nad elavad Inglismaal ja siis nad saadavad mul hästi palju riideid Inglismaalt näiteks. What? Oota, kas ta rääkis Sugar Daddy'st või? Ma ei saanud pere väike või? Mul vanemad elavad Inglismaal ja siis nad saadavad mul hästi palju... Miks sa niimoodi kohe arvad? Ei! Vanemad taisi katus ära! Sa oled literaliseks siis... Ei, mees, tead mis ma mõtlesin? Neiu käib 11. klassis. Ei, ma ei mõelnud üldse seda, ma mõtlesin, et äkki ta on Eestis nii-öelda see Sugar Daddy maale tooja. Sugar Daddy maale tooja. Vanemad elavad, kadus mul ära, sest vaata, skippisime korraks. Sa kuuled seda, mida sa tahad kuulda. Ja siis oli see, et Inglismaal saadetakse riide, siis ma mõtlesin, ussa raisk. Surge nüüd Narva sinna poole, 175 kilomeetrit sinna poole näiteks Narva.
mehed ühtegi sõna ei räägi, vaata. Naised jälle, kõik on läbi arutatud juba ammu, vaata. Mulle meeldib mõelda ja siis mulle meeldib mängida ja siis mulle meeldib võita. Prohvetlikud sõnad. Kuidas ma siin kontsudega kõnnin siin? Ma ei kujuta ette. Vähemalt on mul. Kuidas ma siin kontsudega kõnnin? Esimene murekoht. Kuidas ma siin kontsudega kõnnin? Tulevikus ma ei teagi täpselt, kes ma tulevikus võin olla. Samamoodi ma võin olla maaler, samamoodi ma võin olla riidedisainer. Ma olen nii mitmekülgne selle koha pealt. Issand, ma käin Seppele, nagu iga kõik need tavaliselt poed. Seppele, kuradi, seda sõna pole ammu kuulnud. Ma arvan, ma olin mingi 12, kui ma sain esimest korda Seppeles käia Tallinnas. See oli crazy. Kõva arkan, experience, one for the history book. See oli päris crazy. Nii siis neiukesed, olemegi kohal. Emand Eveli juba ootab. Saatejuht või? Kes on teil tuttav näoga? See on Tanel Padari naine. Milline neist? Oota, Eveli. Taneli ja Eveli lugu on läbi. Eveli Vents, nimed. Sa tead või? Nimed. Mina ei tea, kurat. Minu otsus oli lokk. Tanel on teisi olge väga õnnelik, aga ta mõistab mind. Mulluse suve kuum teema oli rocklaul ja Tanel Padari lahkukulimine abikasast Katarinast. Viimane andis mõista, et ei soovi enam mehile lapsehoidja olla ja teades, et neid hoidis koos või hea seks. Nagu ma tegelikult ei viitsinud, aga ma läksin lahkuda, aga kurat, ühtegi arvet ei maksa, süüa ei telli, lapsehoidja olen, nagu türa on suur vähemalt, nagu see on nagu nice. Tere tulemast, kaunitarid! Mul on väga hea meel teid tervitada siin kaunis Kalvi mõisas ning ma loodan, et ka teil saab siin olema tore kogu selle aja jooksul, mida te siin vedate. Palun astuge edasi. Palun istuge, tundke ennast mugavalt ja varsti kohtume jälle. No nii, mehed! 5:33 AM. Huvitav, kas see pill on alles ole? Seisab ilmselt kõik. Ei, aga vaata. Vaata, omaniku vahetus oli just. Ai, me ostame ära, kelle iganes käes see on, me ostame ära. Mina ei taha seda peldikut päriselt. Jätke endale see. Jõuavad pärale ka noormehed. Tere tulemast, noorherrad! Mul on äärmiselt hea meel teid kõiki siin näha ja tervitada. Ma loodan, et ka teile siin kaunis Kalvi mõisas meeldib ning et siin veedetud aeg pakub teile nii mõndagi, mida te tavaelus ei koge. Kalvi mõis. Väga palju guugeldamist nüüd lambista. Kalvi mõis pandi müüki. Vene oligarhidele kuulub Kalvi mõis pandi müüki 3 miljonit eurot. Oota, kas kuskil praegu, kas see müüdi maha, seda saab bookida või? Okay. Aga top loka. Wow. Tahe, me tuleme külla, kes iganes seal on. Ai, sinna ma olen nõust olema. See oleks päris open. Suvi ka, vaata, jumala ilus. Lähme, sinna võib minna. Palun astuge edasi. Nii, võtke istet ja tundke ennast mugavalt. Tere, tüdrukud! Me oleme teid siia valinud seepärast, et te olete äärmiselt ilusad, moeteadlikud ja seejuures väga edukad. Moeteadlikud! Too aeg oli kindlasti moeteadlik. Tekkis veresurutsa ette. See moeteadlikkus, ma arvan, too aeg oli ikkagi see, ma arvan, need naised teadsid. Vaata seda meest! Nad on geeniused. Vaata Vladimirit. Nad on geeniused, nad ei peagi kaunitarid olema. Kas saate nimi ei ole kaunitar ja kepimees? Ei ole tõesti. No täpselt. Kaunitar ja geenius, jah. Teid kõiki ühendab üks omadus. Te olete targad ja taibukad. Lühidalt öeldes äärmiselt intelligentsed. Te esindate tütarlapsi, kel leidub tuhandeid kadestajaid ja miljoneid imetlejaid. Kuid, nagu te teate, on olemas ka teistsuguseid inimesi, kes ei ole seejuures vähem õnnelikud ja vähem edukad. Meie aga oleme teile välja valinud 7 noormeest, kes ei ole moodsate trendidega sugugi nii hästi kursis kui teie. Me oleme teie jaoks välja valinud 7 äärmiselt kaunist tütarlast. Te ei kohta neid klubides. Ilmselt ei kohta te neid ka teistes kohtades, kus teile... Vladimir on jälle mingi, no tšo, blядь, mina klubis, no Hollywood, jebait, noh. Mis sa arvad, et venad ei ole hoidikas käinud? Muidugi on. Niisiis, teie ülesanne järgnevate päevade jooksul... Annes paukus, võtta. Annes oli paukus praegu lihtsalt. Kuhu ma satun?
see on meie nägu, kes lihtsalt, see on kahetsus, see on kahetsus. Ma tahan fucking antibiootikumidega tegeleda. Ma pean mingi tussiga tegeleda. See on liiga raske. Teil tuleb tõsta nende tüdrukute enesekindlust ja suutlikkust, tegeleda teemadega, milles teie tugevad olete ja oskusi hakkama saada asjadega, milles teie olete praktilised ja osavad, ilusad ja vaprad. Ja ka vastupidi. See paar, kes sellise sünergia tekitamisega kõige edukamalt toime tuleb, võidab ka lõpuks meie võistluse. Niisiis tuleb teil moodustada 7 paari. Teie otsustada on see, kes temaga paari läheb. Seejärel tuleb siia üks noormeestest, tutvustab ennast ja läheb välja oma paarilist ootama. Ja niimoodi kuni lõpuni, kuni kõik paarid on selgunud. Lõpuks valib iga paar endale toa. Niisiis. No see on piikriietus. Vaata, see ongi praegu, see on naistel tagasi tulnud see moodi. Sellest ma saan aru, seda ma olen võib-olla näinud. Ja, bring back reaalselt. Ja vaprat. Ning 7 tarka ja mitte vähem vaprat. Vladimir on mu teine levik. See on nagu tinasõdur. Kes on esimene julge? Üheteistkümnenda valima. 9. klass läheb nüüd valima. Targem kui 5 päeva. Tere! Mina olen siis Margrit. Ma ei saa siit mitte kedagi. Margrit astus siis, ja naised siis lähevad sinna tuppa. Kord mööda. Aga mees valib, või naine valib? Praegu valib naine, siis valib mees. Niimoodi, okei, toe. Ma keskendusin ainult endale. Kui esimene neiu sisse astus, Margrit, siis meile oli see tegelikult paras jahmatus. Olen 19-aastane, pärit olen Pärnust. Hetkel õpin arvuteid ja süsteemitehnikat. Vladimir täiesti kikkis. Vladimir vaatab. Vladimir polnud ainuke. See oli 80% satsist olid IT peal, vaata. Ja mõtle, naine tuleb sisse ja ütleb asjana, et ma õpin arvuteid. Võtab arvuteid, naine. Wow. Vabal ajal mulle meeldib pidudel käia. Ja raamat. Mida? Mis asja seda? Istub 7 geeniust istub. Tibu ütleb, et mulle meeldib pidudel käia. Vladimir seisab seal niimoodi. Mis see pidu on? Ja raamat võid lugeda isegi. Ta oli parajalt. Kas ta ei pidanud ühte meest kaasa võtma? Kuule, ei, nad tutvustavad, ma arvan praegu. Ma saad aru, vend tegi selle, vaata. Läks minema lihtsalt. No, nad on suht jubedad, jah. Nii ei saa öelda. Ega nad ei ole eriliselt pärlid, aga nad ei ole jubedad ka. Ma ütlesin teile, see on lihtsalt, see on aasta 2006, kus kõik oli lubatud ja kõigil oli täiesti pohhui. Mitte üks vend, mitte 2, kõik on jubedad. Nad on geeniused. Kõik, täpselt, mis asja? Tavaelus nagu täiesti nullilähedane, et ma vaataks selliseid poisse. Ega nad arvutiala või IT-ala. Ja, et nüüd poisid ise otsustavad, kes läheb, kes võtab teda, vaata. Seega IT-meid langevad välja. I wish Vladimir läheb. I wish. Tinasõdur ei lähe reaalselt. Tinasõdur läheb. Värdi pool. 3, 4. Aga ma arvan, et see ei ole selles suhtes hea otsus, et kuna ta on ka süsteemitehnika, mina olen IT-d õppinud, siis... Mida perset see siia puutub? Mida see siia puutub? See on nagu, sul on antud see võimalus, sul nagu kõik on poisid mingi go for it, sa mingi, ma olen IT peal, aga tema lihtsalt nagu... Arvutussüsteemid enam. Ta on muud asjad, et ikkagi võib-olla ei sobi. Pool saadame Vladimirist. Mina lähen! Tervist! Tere!
ei ole Märt. ma ei ütle, et ta normaalne oleks, aga ta on parim valik selle valiku seast. Ning nüüd saavad esimesed julged aega täpselt minuti, et valida endale üks 7 toast. Häält on pehme voodi. Bro, vähemalt on pehme voodi. Ei, no see, aga vaat seda venda. Pikad püksid. Kusjuures sandaalid. Sandaalid täiesti, vau. rahulik, ma olen üks rahulikumaid, seal on väga hullud bimbosi veel. Sa ei oleks veel nii välja kannatanud. Aga tegelikult, noh, tõsiselt. mitte, et ma oleks nii väga sinu vastu olnud, aga ma oleks tahtnud näha neid teisi indiviide. Aga nüüd on, sina ei tea tegelikult, okei, sa nägid, kes meil seal koos on. Jah. Ta on pikkiste pükstega, ma mõtlesin, et ainult mitte tema. Ei, ärge nussige Vladimiriga niimoodi. Mida te teete? Vladimir, jah, oli lühikeste pükstega ja vastas täpselt kirjeldusele. Märt ka ikka no nonsense saate, et ikkagi nagu suht konkreetselt paneb, et no suka ilus naisterahvas on ja suka ikka valib tema. Ja siis Märt on, kuule, ma ei tea, tegelikult nagu tore, et sa võtsid, tegelikult oleks tahtnud teisi ka näha. Äkki mingi Playboy karakter. See on tõesti väga vesi sügav põhina. Ma tead, kes naistest veel üks on või? See Farmi Gabrieli naine või? See vana muttnägu, saad sa aru või? Jälle me peame One for the History books tegema. Farmi Gabrieli naine. Näed, ongi Adelina Farmi Gabriel. Näed, ongi. Oi, plää, kuhu me jõudnud? Super. Farmi Gabriel saab lõpuks Adelina süütuse. 56 sekundit. No vaatame siis ära selle. Väike kõrvale põige. Kas nüüd tuled? Kes on? Gabriel on see, kes jäägib igaveseks sinu kõrvale. Jaa. Ta on... Oota, mis? No, Niftalajev. Adelina Raida Niftalijeva. No, minu pakkumine on Aser. Minu pakkumine on India. Raida. Jah, okei, mida iganes, aga vaatame kuulama. Esimest korda kuulen. Gabriel, kas pulmad ka tulevad kunagi? Meile mõlemast südamesse ütles taevariik, et vist see aasta. Islami usu järgi ta ju peab abelluma siis koos. Kogu aeg vii koju ja tuua järgi. Ma ei viitsena, ma tahan kodus ja ongi kõik. Fucking pealkirjaks pannakse Farmi Gabriel saab lõpuks Adelina süükas. Türa palun! Oh my fucking god! See ajast oli lihtsalt nagu midagi muud. See oli reaalselt midagi muud. Adelina ei saa seksi teha, sellepärast uskan teine. Jah, ja nad mitte... Kroonika paneb pealkirja. Videos ei öeldud mitte midagi, vaata, et mingit süütuse kaotamisest nagu... Okei, kui sa nagu läbi ridade vahel loed, siis võib olla nagu, aga tegelikult ei olnud mitte midagi. Ja ikka pannaks siuke... See oli hullumaja puhvet, mis toimub. Gabriel ja Adelina on 1,5 aastat ilma seksita elanud. Oh my fucking god. Margrit ütles siis, et ta on... Gabrieli naine. Vana mutt. Mis too aeg siis see vana mutt tähendas? Aserbaidžaan. Rahvuseks pärit Aserbaidžaanist. Ongi Aser. 25. 26. Ta oli 25-aastane. Vana mutt. Adelina oli siis 25-aastane, mille peale Margrit ütleb, et see Farmi Gabrieli naine on seal. Vana mutt. Ma tead, kes naistest veel üks on või? See Farmi Gabrieli naine või? See vana muttnägu, saad sa aru või? Märt on mingi, ma ei tea, ma ei uudisid ei loe. Pole õrna. Kollased pasaga ma ei ole kursis. Praegu tuleb üks mees siia, vaata. Ja pärast seda me peame otsustama, kes läheb temaga... Palun mulle koili. Vladimir! Tervist, minu nimi on Vladimir. Ma õpin filmistuudios. Mulle meeldib arvutit töötada. Mulle meeldib isegi tantsida, oskan laulda ja sõpradega õus käima. Ei no mees oli närvis, no me ei saa pahaks panna. Aga midagi liiga hullu käida. Ei, ta üldse meeldib tantsida, meeldib laulda. Ei no, mees, sa oled terve elu tegelenud mingi IT-värgiga. Sind visatakse, lihtsalt pahaks jalaga perse ja mine räägi nüüd 6 mimmu ees, vaata. Ma foldiks ka. Aga mõtle sellele, et ta on kirja pand ennast sinna nagu. Ta on juba teinud juba väga nagu suure liku. Väga, ja tõesti, Vladimir, me oleme uhked.
Tubli töö. 20 aastat hiljem. Keegi mäletan selle noormehe nägu, nime, mis ta rääkis, ainult lilla dress. Ja ma ei lähe, ma ei lähe. Sa kujuta ette seda... Nii halb, vaata kui... Fucking god, kujuta ette... Naised naeravad peale sinu välja, sa olete... Sa ei ole veel toast välja läinud, juba kuuled kõik killivad seal mingi... Tere, sa tere. Vladimir istub maha mingi, mida perset ma nüüd teen, vaata. Üks karjab, mul tuleb pisarad. Nii kahju ju, noh. Fucking god, bro. Kõik on kõve. Mis asi see oli praegu? Mäletab, mina ei vaata niimoodi. Ma ei saanud öelda, kas sõna ma olin nii šokis. Teeme loosimine, tegelikult teeme loosiga ja ongi kõige lihtsam, siis kuidas me otsustame seda? Tere teevadki loosimise. See ei ole fucking reaalne. Okei, no kui vaata keegi ei taha, siis nagu see on ainuke nagu mõistlik lahendus on, aga lihtsalt see on nii brutaalne. Türa, kino on siin. Täielik kino, kurat. Ma ootasin. Ega ma ei teadnud, kes tuleb. Ei. Ja rääkisin endale, kes see on? See on Ingel? Mina olen Elerin. Nägid seda või? Sa ei saanud aru, jah? Ingel. Jah. Ehk see tähendab seda, Vladimir oskab komplimenti. Aga mitte ilmselt naised. Seda tuleb produtsendile või toimetajale. Siis kui oli poistega räägitud. No vaatame. Mina mõtlesin, kes see on? Kas nimi oli Elerin? Mina olen Elerin. Tere. Mina olen Vladimir. Ja ka nemad saavad toa valituks minutiks. Võtsi nagu poeg oleks talle. Pojaga reisil võtta. Täitsa peris. Üks on ikka naine, no. Võttis mul väikse lapse kaasa, et lähme siis tuttu ära, no panen su mugama. Kuitu. Tuled teed väikse lõunavõinetu. Ugu kagad. Oh, fucking hell, tuleb. Oi, jumal. Sulle see tuba meeldib? Jaa. Kui me Vladimiriga oma tuppa läksime, siis ma küsisin, et vana ta on, kuidas ta siia saatesse sai ja miks ta siia tuli. Mul tuli pähe, et see on minu karjäär. Ta on nii ilus, et... Vaata, see on see, et kui ta räägib naisele mingisuguse loo ja vastate mingisugusele küsimusele ja ta vastab sulle ahah. Siis sa võid öelda, et sa ei taha niimoodi. Ja räägib. Temaga on tore rääkida. Sinul on temaga tore rääkida. Tere, minu nimi on Marianna, ma olen 18-aastane. Pärit olen Keilast, hetkel elan Tallinnas ja ka õpin seal. Lõpetasin nüüd kevadel 11. klassi. On ka 11. Okei, võib-olla ma olen see asja. Ma räägin, meil on 11-ndikud on 18. Võib-olla tõesti, jah. Ja see on crazy. Rõõmsameelne ja aktiivne. Mulle meeldib aega veeta enda sõpradega. Palju riideid osta ja kõike muud sellist. Minu lei. Minu lei. Kuule, sümpaatse mulje jättis, et... Noh. Aga noh... Tahad magama? Sul on võimalus. Et noh, ma arvan, et ma päris kohe magama ei saa minna, et enne tuleb ikka tutvuda ka ja... Gentleman. Vaatas toimetajal otsa. Mina olen Lauri. Marianna, väga meeldib tutvuda. See on esimese või mina ei tea, nad on suht ühesugused kõik ju. Ma arvan ka, et mulle tundus ka suht ühtmoodi. Mina ei tea, ma ei saanud ka midagi aru, robotid nagu kõik.
Ma sain aru lihtsalt sellest, et need on 2 eraldi voodit. Ma arvan, see oli ainuke tuba, kus oli veel 2 voodit, mis on eraldi. Me peaks jumala koos magama. Eks me saame nagu selle öökapi ka sinna veel vahele panna ja natukene veel sinna veel laiali lükata selle asja. Siis on timm minu arvast. Kus sul sobib? Väga kokku, mis tegelikult ei lükka, aga no okei. Jõuab jah, mitu päeva aega. Lauri ei ole jah kindlasti selline mees, keda ma tänaval või vaataksin või kes mulle silma hakkaks, et seda tüüpi tütarlastega ma olen isegi juttu püüdnud teha ja aga võib-olla ei ole mina olnud. Õhtul kell 11 kuni kella 3 käisin küüsi panenud, mille jaoks? Seda ei diagnosid nüüd on ongi noh. Tõrsa mulle superatakiga mingid plasmassist turu pealt ostetud 25 eegused peale kleebitud ja ma olen nii uhkanud. 25 eegused. 25 eegused. Oi, ma siks laaset pole ammu kuulnud, kurat. Tere, mina olen Tanel. Pärit olen Kohtla-Järvelt. Hetkel elan Tallinnas. Olen õppinud Tartu Ülikoolis matemaatilist statistikat ja matemaatikaõpetajaks. Olen töötanud ülikooli ajal müüjana, pärast seda riigiametnikuna ja viimased 2 aastat matemaatikaõpetajana. Teen natuke sporti ja kui aega üle jääb, siis loen mõnda raamatut. Tanel, aus, väga konkreetne kirjeldus. Päris hea intro endaga. Ja kohe vaata riigiametnik. Väga soliidne intro oli see. Ja isegi ei hakanud naerma, kui Tanel välja jalutas. Muidugi. Vist. Meil üldse matemaatikas, ma ei tea sama. Mul on matemaatika 0, ma ei saa mitte midagi nagu. Sulle ei peagi Mata meeldima. Sa oled kaunitar, ta õpetab sind. Mulle küll meeldis, ta oli väga tark. Mine. Oota natuke aega, oota ma ei saa, ma pean natuke mõtlema sellele. No nii, Tanel. Näed, läkski jah. Näen Perla. Tanel, väga meeldib. Jaa, see. Kui me jõudsime tuppa, mina olin nii väsinud, siis ma tõin oma kompsud sisse, siis küsiti issand, milleks on nii palju kotte vaja on, mis on seal sees on. Tere, minu nimi on Kärt, ma tulen Viljandist. Ma olen 18-aastane. Järgmine aasta lõpetan keskkooli ja püüan minna koos oma erialaga edasi õppima. Eriala on maaler. Isegi kui mul ei ole kõik kõige paremas korras, ma püüan alati olla sõbralik ja näha ellu positiivsest küljest. Ma ei saanud aru, kas ta ei suutnud naeru pidama saada. Ma ei tea. Või see oligi väga selline südamlik intro. Ma nagu mõtlesin, mulle tundub ta väga südamlik, nagu mõnus, positiivne inimene võib öelda nii palju. Tuureg on peas. Tuupak lihtsalt. Siis peab valima. No way. Ja Meelis. Mine Meelis. Mine Meelis. Veel lihtsalt vaatas. Nüüd sa surud kellegi kätte ära pärast. Mina Meelis, vaatad kaamerasse, oled vait. Vaatame, sampus. Ma arvan, et ma tööd nii jääda veel. Ise oled veel nii jääda? Mida ma teavad? Ei, väga hästi. Meeldib. Ta on mingi kena rahulik tüdruk. Küll siuke natuke peibelik. Tahad seda või seal? Peibelik. Kuule, ma võtan selle. Palvetavad, oota. Palvetavad lihtsalt. Äkki Vladimir tuuakse tagasi. Tahaks Vladimirit. Minu nimi on Hannes. Õpin siis Tartu Ülikoolis, astun nüüd magistratuuri molekulaarbioloogia erialal. Siis ma olen veel 20. Ma tahaks Farmi Gabriel, oleks võiks Gabriel siin rääkida. Farmi Gabriel võiks mu süütusi juba võtta. 4-aastane. Vabal ajal teen näiteks bändi, kus ma olen vokalist. Aitäh. Aitäh. Tõusis üles, vaata ise läheb. Tere, Adelina. Come here.
see oli parem vist. Valime selle. See? Jah. See, okei. Sellised tüdrukud nagu meil siin saates ei ole päris minu valik, aga vahepeal piki ka veel. Silmaringi laiendamiseks on huvitav nendega kõhel. Silmaringi laiendamiseks, see on full on kepimehe jutt. Ei kuule. Kunagi ma laiendasin ka silmaringi, päris jõudselt. Ei lasegi esimene tagasilöök ennast kaua oodata. Mis juhtus Adelina? Ma hakkan nutma poole, tahab Gabriel. Regret või? Gabriel, kus oled? Gabriel tuleb valge lobusega. Põlisa ette. Adelina! Hüppa peale, Adelina! Ning kokku saab ka viimane 7. võistluspaar. Tere! Tere! Mina Tanel. No Keiti. Mulle ei meeldinud üldse need kutid, ei ole üldse minu maitse, aga suhtlemiseks kõlbavad, aga muidu üldse sellised ei vaata. Ma mõtlen korda, jäin selle Adelina peale mõttesse, et mida sa ulud? Sa ei pea selle mehega mitte midagi tegema, te magate eraldi voodites. Okei, inimene sulle ei meeldi ilmselt, sa pole isegi paari sõnagi rääkinud, et välimus ei meeldi. Kannatad ikka magada kõrval, selles mõttes, et teil on vahed vahel omad voodid. Sa igatseb farmi Gabriel, jah? Kas tal tuleb voolifarmikas? Kui see naine, Margrit ütles, see farmi järelikult Tallinna, sa oled ikka päris mõnda aega. Ilmselt igatseb Gabrieli hoopis, jah? Mis ta üldse saates on, türe? Juba ta vanus häirib mind või niimoodi, et nii vana on ja ta võiks mul isa olla ja. Päris elus ma selliste neiudega puutun kokku ainult kuskil klubis või baaris ja see jääbki põgusaks. Vaatamiseks. Paneme poodid just laiali, siis ei ole hullu midagi. Ajame voodid laiali. Ta on hästi sõbralikult ja siis ta aitasid mulle tõsta voodi teine nurga. See oli väga meeldis mulle. Vaat, gentleman. Kuid vooditega mööbeldamiseks läheb mujalgi. Ma hakkasin vedama seal toas asju, kuna ma alguses mõtlesin lihtsalt, et ma püüdsin, kui tema pesemas oli, siis ma püüdsin voodid nii palju laiali ajada, kui väheks võimalik. Ja siis ma mööbeldasin. Minul ei olnud mingi kompleks selles mõttes, on ta nii või on ta naa, mul on täitsa üks puha. Et hakkas ise majaldama ja lihtsalt pani nii kaugele, kui võimalik voodid võtta. Mida ta teeb? Panebki. Jõuab kätte öö. Kes väsinum langeb esimesena ning nagu Eesti mees ei hakka ka ootamatu seltskonna risti ette lööma. Kes see oli? Ma ei saanud aru. Vend läks palja vännaga lihtsalt voodisse. Kas teine vend ka või? Ja pärast oma unega. Nad tõmbasid vänna paljaks. Kes see oli? See... See on wild, et mõlemad vennad lihtsalt palla persega. Ja ma mõtlesin ka, vaata, et teil on vahe vahel, et kaitses on Adelinat. Nüüd tuleb üks vend palla noksiga. 2 venda. Fuck off. Osus, käsi on? Kuule, kas sa jumala usud või? Ei. Ei. Nad ajasid, vaata, nemad ajasidki voodid täitsa ajali. Okei, see oli keegi teine, seal Nannes. Miks sa? Miks? Esimene hommik. Esimesed muljed, esimesed üllatused. Nad on hästi haritud inimesed ja panevad väga suurt rõhku nagu selle igasugusele haridusele suksed asjad, nad kõik sellised minu mõnest. Mis asja nad teevad? Kas inimene kükitab seal või see on parukas või? See on... Inimese pea või? See on inimese pea. Triigib juuksed. Siin on juuksed ja siin on triikraud. Selgendab. Väga lihtne. Oi, blaa. Sa oled ju juuksur ju. No ma siukest pulli pole näinud ja ma arvan, kui meie juuksurid seda asja vaatavad, siis kõik saavad südarina. Esiteks, need poisid ei tea moest absoluutselt mitte midagi. Teiseks, nad ei saa meie asjadest aru näiteks, et miks mul läheb vaja 5 erinevat kreemi.
Ära muretse, see on tänapäeval täpselt sama. 20 aastat hiljem pole mitte midagi muutunud. Mitte midagi ei ole muutunud. Esimene võitlusväli ootab lahingusse minejaid. Tere taas! Ma loodan, et olete jõudnud oma paarilisi juba natukene tundma õppida ning olete kursis juba mõningate tugevate ja nõrkade külgedega. Viktoriinist võtavad osa paarid, kuid selle, kes vastab, otsustate ära enne igat küsimust. 2 vale vastuse korral langeb paar konkurentsist välja. Võitja paar saab aga endale võimaluse ära määrata palju järgnevate päevade sisu, mõjutada konkurentsi ja võimalik, et isegi lõpptulemust. Esimeseks paariks on Meelis ja Kärt. Kumb teist vastab? Mina vastan. Kumb meist vastab? Alusta. Sina. Davai, ma alustan. Novesta maksab üle 1 000 000 euro. Mis või kes on Novesta? Mis asi on? Mis või kes on Novesta? Novesta. Tule mingi... Me võime arutada too. Mingi masin on endiselt. Põllumajandus. Käekell. Käekell pakud sinna. Mingi maal äkki. Ei saa olla. Novesta. Üle 1 000 000 euro. See on crazy ju. 1 000 000 euro 2006. No ütle ära midagi. Ma pakun, et see on mingisugune... Mingi ettevõte. Tarkvarafirma. Väidetavalt Eesti kallim ratsu. Novesta. Vau. Ja 1 000 000 euri. Vale vastus. Novesta on hobune. Hannes. Mina vastan. Hannes, millal on mardipäev? Jopt vai Matt. Mardipäev. Oktoober. 16 oktoober. Kuu ajaga. Pakun november. Täpsemalt, palun. 13 november. 10. november on õige vastus. Kumb teist vastab? Märt. Mina vastan. Märt, kes oli Eesti esimene president? Oh, come on, bro. Mina ütlen sulle, et see... Päts. Märt! Ära nussi, Märt. Polegi nii geenius. Mis geenius sa oled? Jään vastusele. Oh my god! Konstantin Päts. Margrit ka vaatas mingit... Lauri ja Marianne. Vittu sa teed? Kumb teist vastab? Lauri. Mina vastan. Lauri, mis nime kandis sel suvel Pärnu lennuväljal toimunud Baltikumi suurim kiirendusvõistlus? Noh! Pärnu Top Speed Racing. Pärnu Drag Queens. Kohuke reis, mine. Kohuke reis. See võis olla ehk street race. Vale vastus. Kohuke reis. Tanel, millises jalgpallimeeskonnas mängib Juhan Parts? Torpedo. FC Toompea. Oli või? Ma ei tea, ma arvan küll. Ma ütlen Torpedo. Torpedo. 4. liiga ka veel. FC Toompea. Õige vastus. Oota, ütles ka või? FC Toompea. Õige vastus. Vladimir Elerin. Kumb teist vastab? Vladimir. Vladimir. Askorbiinhappe nimelise vitamiini tähis. Askorbiinhappe nimeline tähis. Oota, veidi. AS. C-vitamiin. B. Kahjuks on vale vastus. C. Millise kehalise tegevuse liigid on body step ja stretching? Bodist. Venitamine või? Keha tegevused. Mis see küsimuski aru? Venitamine on, ma ei tea. Aeroobika. Õige vastus. Oma, Kärt! Hannes ja Adelina. Kes on Kadri Bussov ja Martin Veismann? Jopa ära küsin. Kunstnikud. Teatri. Mingi baar, tantsija baar. Näitlejad. Ei olnudki väga kaugel. Eesti MTV VJ-d Visual Jockey. Kahjuks on see vale vastus. Nad on uued Eesti MTV VJ-d. Märt ja Margrit. Mis jook on spritser? Spritser. Mis siis on mingi... Stoonik ja Sprite või? Viin ja Sprite või? Tuleb spritserid, ma ei tea, tänapäeval on, vaata, pannakse erinevad mingi limpsid ja gaseeritud limpsid ja Türa, ma ei tea. Aga ilmselt on mingi viinakokteil äkki või? Jah. Muidugi. Spritser. Me ei oleks kõrdi ära arvanud. Ei ole, gaasivee ja veinisegu. Ma pakun, et energiajook. Kahjuks on see vale vastus. Vein pooleks gaseeritud veega. Lauri ja Marianna, millega tegeleb Murtud Rukkilille ühing? Murtud Rukkilille on äkki looduskaitse? Sõjaga seotud äkki? Ta represseeritute huvide kaitse ja mälestuste tuletamine. Tegeleb
represseeritud mälestusega. põhimõtteliselt õige. Damn, Lauri! Tanel ja Terle, nimeta 3 6 Eesti eurosaadikust Brüsselis ja Strasbourgis. Siim Kallas. Kahjuks on juba praegu valesti. Vladimir ja Elerin. Mitu lauljannat on ansamblist The Pussycat Dolls? 6 tibi. 3. Kahjuks on see vale vastus. 6. Mis ilmakaarde jäävad Tallinnast Sinimäed, kus teise maailmasõja ajal toimusid rasked kaitselahingud? Türa ei oleks hui teadnud ka. Ida äkki. Õige vastus. Peale teist ringi langesid välja Hannes ja Deliina, Märt ja Margrit ja Vladimir ja Elerin. Jätkame mänguga. Meelis ja Kärt, nimeta 2 Nexuse 3 liikmed. No perse küll, miks te kohe spoilite? Selle oleks ma ära öelnud, rahulikult. No selle, et see oleks mingi küsimus on. Merilin ja Janne. Õige. Lauri ja Marianna. Mis lahingus sai surmavalt haavata Julius Kuperjanov? Ei on vastus võrgu kahjuks. Paju lahingus. Te olete mängust väljas. Tanel ja Terle, kes teist vastab? Mine. Terle, ligikaudu mitu luud on inimeses? 342. Suval panid või? Jaa. 245. 206. Sa oled üks tõupuhas homo sapiens. Mõtlen, kui lähed kellegi juurde, et sa oled üks tõupuhas homo sapiens. Ja sa ei ütle mitte väga valesti, sa ütled lihtsalt, et ta on üks tore, meeldiv inimene. Sa oled inimene, tõupuhas homo sapiens. 40. Kahjuks on see vale vastus, ligikaudu 200. Vaata, meil on jumala tiltis. Võimalus või Kristjan Kais ja Rivo Vesik on kes? Ei tea. Vastus on rannavõrkpallurid, aga võitnud on Meelis ja Kärt. Palju õnne teile. Kärt käris ära ja... Palju õnne võitjatele. Ma tean, et eilne paaride valik oli paljuski juhuslik ja toimus pooleldi pimesi. Kuid nüüd on teil olnud juba võimalus teineteisega tutvuda. Kindlasti te aimate, kes võivad olla teie suurimad konkurendid. Ehk oleks kasulik see paar juba eos ära lõhkuda. Seepärast saab võitja paar võimaluse ringi vahetada 2 paari. Või nad võivad ka endale valida uue paarilise. Oma otsuse peavad nad teatavaks tegema peale õhtusööki. Mina ei taha kedagi. Esiteks toa pärast, teiseks on Märt, on kõige normaalsem poistest ja vaata. Ajame käid jalku või? Mõtlesin, et see on mingi 1 või 2 paari. Ma ei tea, kas on mõni hea paar või? Must ei olegi, et enam teha. Praegu ei oska öelda. Tegelikult on suht hästi muidu läinud. Margrit ja Märt. Jah, need on hea paar. Mul on ka siuke tunne. Ma arvan, et see Kärt tahab nagu vaata Märti. Kärt tahab Märti. Kärt ja Märt, noh. Margrit on lihtsalt kuradi ära armunud juba või? Märti või? Need poisid vist meist ei ole väga heal arvamusel, nagu meie teistki, nii et noh, ma ei tea. Kui sul mingi rasked hetked on, ma võin sulle mingi doonorit mängida, laenata sulle mingi 40 luud võib-olla, mul on nagu 200 maad. Ma ei sellest aru, kuidas... See on päris hea nali, päris hea roaster. Väga rets. Damn, bro. Seltskonnaga liitub ka Kärt, kellel äsjase võitjana on voli lõhkuda mõnigi paar. Võidupaar. Jaa. Kas pugema ka või? Võime hakanud ära kotta. Üks on eri jätel. Ma tahtsin päts, aga ma mõtlesin, et see oli mingi riigivanem enne, eks ju. Pakkud suve. Ma pärast mõtlesin ka, et... Need oli nii tark, et ta mõtles üle, vaata. See peab mingi trikiga küsimus olema. Kes oli esimene president? Tule seda trikiga, see oli lihtne olla. Laidoner. Armi Gabriel. Konstantin Päts oli Eesti esimene president. Esialgu oli riigivanem. Mimmu tuleb. Mimmu juba tuleb. Vastus on ette öeldud. Ja Päts oli esimene president. Kuidas te ei tea siis? Kas sa ei teadnud Konstantin Pätsi? Sellepärast, et riigivanem oli esimesena, oli ameti nimi ja seal olid mingid teised vennad. Päts sai alles hiljem. Ta küsis, kes oli Eesti esimene president. Aga vahet ei ole. Vladimir ongi munistuste mees, aga... Miks Vladimir süüdi oli? Vladimir peab mitte milleski süüdi. Lihtsalt teda ei ole ei kaadris, ei kuskil seal arutelus, mitte midagi ja lihtsalt saab puid. Meelis ja Kärt, teie võitsite meie esimese ülesande, milleks oli viktoriin. Teile anti võimalus ümber vahetada 2 paari või valida endale uued paarilised. Milline oli teie otsus? Me otsustasime, et meie üksteist ära ei vaheta, aga vahetame ära 2 paari. Ta viskab Vladimiri kindlasti kellelegi. Paarideks on
Mine perse! Järgmises osas näeme lisaks paaride lõhn, kui ma lähen jumala närvi praegu, siis ma elasin nagu mingi kivikastis või? kus tuleb ületada ennast ja utsitada paarilist ja kus võidumaitse on magus. Okei, ühesõnaga, kaunitar geenius. Mida me arvame? Saime tunda ikkagi, saime meelde tuletada, no me ise olime tatikad veel too aeg, aga saime meelde tuletada, millised olid need early või noh, juba kesk 2000 nagu. Kas me siis üllatusime või me tegelikult oleme seda näinud? Absoluutselt tegelikult ei üllatunud. Sest tegelikult me teadsime kõike, mis too aeg nagu toimus ja kuidas inimesed käitusid ja mis nagu toimus, nagu oli. Täitsa lahe saade. Täiesti teistsugune. Pole ammu sükst pulli vaadanud, kui teile meeldis, andke teada. Päris heas kohas lõppes ära ka reis. Ja siis Vladimir tantsimas üksinda toas vaata. Mis selle kontekst on võita? Ma ei tea, panin transi käima ja... Okei, ühesõnaga, kui teile see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification. See järgmist videot maailmaks, aga seni olge tublid. Tšau, paka! Tšau, tšau!